Hei! Hei Kristjan! Täna siis tuleb klipp minu igapäevaelust. Olen tahtnud teid ammu tänada selle eest, et te olete mind omaks võtnud minu sarja vaadates. Need tänusõnad teevad südame soojaks ja annavad ainult tiiba tuulesse, et seda edasi teha. Kuigi meil tänase päevani pole ühtegi sponsorit ega mingisugust rahastust. Ja YouTube'ist me reklaami eest ka raha ei saa enne mitte ühtegi senti, kui meil on täis 1000 vaatajat ja 4000 vaatamistundi. Täna me ei ole vaatamisega jõudnud isegi 10%-ni. Tellijaid meil on küll peaaegu 400 juba. Selle jaoks ongi oluline meil, et te telliksite ja vaataksite. Et siis me saaksime vähemalt mingigi raha monteerijale tagasi nendest saadetest. Kanalis hakkavad olema reisisaatesarjad kõik professionaalsel tasemel, mis on kõlbulikud televisioonile isegi. Et nendes me latti alla ei lase, aga need 3-5 minutilised klipid, mis me teeme, siis need on musta materjali klipid. Et neid me ei hakka väga ilustama tegema, need võivad võib-olla tunduda natukene igavad, aga samas on seal jälle vaadata seda, et kuidas me tegelikult hakkama saame ja kuidas tegelikult see taga kõik toimub. Tema minu kõrval on Rudi. Tema on klient, siis ütleme, et puudega. Tema on minu abimees. Kui teie arvate, et ma tegelikkuses sõidan veoautoga üksinda, siis ei. Pärast avariid ma ei ole võimeline üksinda käima klientide juures, sellepärast, et ma ei tee luuke lahti ja ta on mul abimees. Pärast avariid kadus mul see käimisvõime nii palju ära, et pealtnägija klipi koha pealt võib-olla ei jäänud hästi näha. Tegelikult ma tõstan ühe jala, tõstan ääre peale, kui ma veoautosse ronin kätega ja siis viskan käte jõul ennast sinna istmetooli peale. Kui ma varasemalt ennem avariid lihtsalt tõssin oma jala sinna peale ja ronisin üles nagu peab veoautosse minema, siis täna see ei ole võimalik. Et vahepeal oli see veoautosse saamine veel väga raske, et kui me Ruudiga näiteks käisime tankimas veoautot, siis mina ei olnud võimeline ise tankima minema. Ruudi ei osanud tankida. Siis me tavaliselt kutsusime appi inimesed ei saanud esimese hooga aru, et miks me oleme kahekesi, et kuidas me ei suuda autot ära tankida. Küll visati igasuguseid naljasid meie kohta, aga kui nad mõistsid, milles olukord on, siis nad tulid alati meile hea meelega appi. Täna nüüd 4 aastat hiljem, ütleme, et 4 aastat tagasi hakkasime niimoodi vaikselt nagu tankimist õpetama Ruudile, siis täna ta oskab tankida aga teatud tanklates. Et see võtab hästi kaua aega, et ta võtaks asjad omaks ja õpiks need ära. Sellepärast, et kui ta ka minu juurde kunagi sattus tööle, ega siis ta käis tugiisikuga. Teda toodi autoga ja viidi autoga ja oli ka inimene koha peal olemas ja neid kliente oli mul varasemalt rohkem, aga kuna nendega on väga keeruline ja kui nad võtsid puualu kätte ja üksteisele lõid vastu pead ja selline show käis, siis kui ma olen toolis, siis ega ma ei jõua nagu seda olukorda nii hästi kontrollida ja see käis mul ka üle jõu, ütleme ausalt öeldes. Siis täna Ruudi olen ma niimoodi välja koolitanud, et täna ta tuleb iseseisvalt Haapsalust minu juurde tööle. Temal on minu viilalli võtmed, sõidab bussiga 30 kilomeetrit ja iga õhtu paneb need ka lukku. Ta on väga vastutustundlik, et võib mõelda küll, et muidu on temaga väga raske, sellepärast, et ta isegi laseb mind vahest 3 korda päevas lahti. Aga temaga saab ka palju nalja, eks taga on palju probleeme, aga taga saab ka väga palju nalja. Ja see, et ta täna siin kõrval üldse suudab rahulikult istuda, see on ainult sellepärast, et ta soovis saada siia YouTube'i kanalile, ta soovis ka väga saada pealtnägijasse. Aga ma ei julgenud riskida sellepärast, et me ei tea kunagi. Tema räägib täpselt seda, mida vanajumala ülevalt annab. See ongi nagu huumor. Ma võtangi seda alati huumoriga, et sa kunagi ei tea ega ei ole valmis.
mis sealt tema suust tulla võib. Aga seda peabki võtma huumoriga. On nii, Ruudi või? On huumor, elu on huumor, on ju? Elu peab välja võtma. Jah, et Ruudist on väga palju abi. Jah, küll ta on ka palju probleeme, ta helistab sul hommikuti, saad ta käest riielda, kui keegi on seal asutuses, ei ole tal öö läbi magada lasknud või mida iganes, et tema mured on mingisugused teistsugused mured. Noh, lihtsalt et te mõistaksite mind ja minust aru saaksite, siis näiteks ega ta ei oska ka numbreid niimoodi lugeda. Täna ta loeb 12-ni, kuna kasti läheb mul 12 rida, siis ta on õppinud ka 12-ni lugemise. Et Ruudi, ole rahulik. Ruudi. Ja täna, aitäh Ruudi, ta alati annab kommi, siis ta mõtleb, et ta on hästi sõbralik. Kui ta mul ka klientide juures kaasas käib, siis ta läheb ja kallistab ja patsutab neid ja siis ma teinekord küsin klientide käest, kas te tunnete teda. Siis nad ütlevad, ei, me näeme esimest korda. Aga kui sa küsid Ruudi käest, aga kas sa tunned teda ennem? Jaa, ma tundsin seda inimest, kes ennem seal korteris elas. Et noh, saad ka natukene huumorit ja kõik kliendid ja kõik võtavad väga huumoriga seda kõike. Et see on väga positiivne. Nagu kliendid ütlevad meile, et kui nad teavad meie tagamaid, väga paljud ei tea üldse, et ma ratastoolis olen. Siis nad ütlevad hästi, et aga 2 peale annate te ju terve inimese kokku. Ja muidu tuleb Ruudi bussiga, täna ma pidin talle järgi tulema, kuna tema rütm on niimoodi, et tema tuleb kell 12, temal on ka nagu oma päevarütm ja ma ei taha seda rikkuda. Siis kui mul on teda vaja vahest varem appi saada, siis ma lihtsalt käin Haapsalust järgi, täna ma tulin Tallinnast siis Haapsalusse järgi ja lähme Ristile. Et on vaja natukene abi. Aga ma ei hakka väga pikemalt rohkem rääkima. Võib-olla see teie jaoks tundub natukene igav. Aga mõtlesin, ma annan teile natukene tagasisidet oma igapäeva elust. Ja näete, isegi Ruudit on võimalik distsiplineerida. Nagu te näete, tema üks puude asteid on see, et ta ei saa suud rääkimata olla. Siis tegelikkuses on ka võimalik teda motiveerida. Näete, ta ainult naerab, mida juhtub väga harva, et ta nii rahulikult siin istub. Ja veel lisaks seda, et ta võib olla tunduda vahest, et ta karjub ja läheb nagu agressiivseks, siis tegelikult ta kunagi ei oma sellist ohtu, et ta kallale tuleks. Seda ei juhtu tegelikult, ta võib rääkida küll või mida iganes, aga seda ei juhtu kunagi. Tegelikult on väga tore inimene ja ma olen tänulik, et ta on minu eluteel koos minuga. Saab palju nalja ja pulli. Tänan, kes vaatas. Varsti annan teile teada ka kuupäeva, millal tuleb meie Elu on seiklus teine osa. Nii palju ma võin teile öelda, et järgmine nädal ta kindlasti tuleb. Nüüd teile palve, jagage, tellige, et see kanal ellu jääks. Ja ma tänan veel kord siiralt, et te olete mind omaks võtnud. Ja ilusat päeva kõigile. Ruudi, teiega väga tšau. Tšau.